Okei, nüüd on äge. Me elame nagu seal majas ja meil on siin kõrval siukene koht, vaatasime sinna shisha ja mees on veel odavam kui Palil. Palil meil läks mingi 13-14 eurot oli üks pool. Üks pool on jah. Siin on 5 eurot üks nagu kord ja me saame selle võtta nagu enda korterisse või teha siin vahetele. Tahate olnud tublid poisid. Mõtlesime, et teeme teile väikse jõulukingi ka. Nii et Main One'i poolt kingime teile mõlemale uued Air Force'id. Poisid on õnnelikud. Meie lift just kukkus ja me oleme kinni mingi 12. kord. Me langeme vaikselt. Hello? Hello, we are stuck. Me just otsisime kohvi. See oli nagu kõige õudsem koht. Meil sai maksta nagu ainult äpiga. Apple Pay'd ei võtnud. Koht oli ilus, aga süsteem oli... Vaatame, leidsime mingi sushi koha, võib-olla õhtul tuleme siia sööma. Vähemalt kohvi on norm. Pean kohe purskama. Oh, fire! 3, 2, 1. Ma tegin sushi. Jou kass. Njem. Miks me ei ole teinud vlogi, Richard? Sest see on see, mida me tegelikult iga päev teeme. Et me käime nagu suht harva mingi väljas. Palil oli nagu palju ägedam elu, aga siis me hitime lihtsalt nagu mingi üle 10 tunniseid tööpäevi. Sest see on hea meie businessile. Kes tahab teada, mida me teeme, me lisame tooteid. Meil oli eelmise nädala alguses 250 tossu Main One'i tossu lehel, ehk nagu me põhimõtteliselt isegi ei müünud tosse. Nüüd on juba üle 750, ehk me oleme nädalaga lisanud mingi 500 toodet. Aga me üritame jõuda sinna kuhugi 1500 juurde. Siis oleks norm. Yes. Opadi. Ja Kennet on tegutsenud veebilehega üle 10 päeva. Me ostsime uue tiimi, see läks maksma meile 300 eurot, aga tänu sellele me säästame teiste kulude pealt Shopify'st. Ja nüüd me saame siis full uue nagu disainitud lehekülje, see ei ole veel täiesti valmis, aga me paneme algse versiooni laivi, nagu me tegime siis, kui me alustasime Main One'i. Kõigepealt paned algse versiooni laivi ja siis hakkad parandama. Ja nüüd on see hetk. Publish. No nii. Lähme vaatame üle. No nii. See on nüüd uus, jah? See on nüüd uus website. See on väiksed ja suured muutused. Enamus on sellised nagu stiili difference. Vaat seda mega meenut korda. Opa, see on nüüd täitsa uus. Saame siia hakata mingi trending tooteid lisama. Nüüd siit on sul lihtsam minna nagu uude kategooriasse, kui sa lähed Adidase peale. Siit saad kõik vaadata, jah. Siit peame nüüd järjekorrad räigelt üle vaatama. Väga clean ja palju. Juurde tulevad siis veel tootetagid, bestseller, 48 tundi shipping, võib-olla tulevad mingi... Siia peaks ka panema ilmselt mingid, nagu vaata kõik need brändid. Tulevad ka nagu like tooted, ehk sa saad hakata tooteid ära likeima, et sul jääksid meelde. Vaata, see on nagu puhtam ja see töötab paremini, et siin peaks olema vähem nii-öelda glitche ja vigasi. Ja mis Essentialsiga on? Peaks nüüd kohal olema. Peaks jah olema. Meil juhtus selline apsakas, et see istus Eestis 10 päeva laos. Me oleks isegi saanud ennem jõule neid müüma hakata, aga jah, nüüd peaks jõudma Essentials homme ja Denim Tears Cortez. Okei. Nüüd tuleb 2026, aeg on teha ülipalju müüki. Homme teeme väga suure meetingu tiimiga, et mida üldse uuel aastal saab oodata meilt endilt. Ja plaanid on suured. Väga suured. Mina arvasin, et Essentials tuleb ja Denim Tears tuleb ka, aga ei tulnud. Mitte kumbki ei tulnud. Ja põhimõtteliselt 2. jaanuaril me saime suht hea kõne, või ma ise helistasin siis TPD-sse, et kus meie pakk on, nad lubasid selle 30. tuua. Ja ta ütles, et meie töötaja tegi vea ja saatis meie pakki tagasi supplierile. Ja see on väga kaugelt. See tuli 4 kuud. Jah, aga see tuli 4 kuud, sest meie enda supplier ka nagu mingi venitas ja jokutas ja pani info valesti. Ja miks see kogu probleem üldse tuli, oli see, et meie supplier pani vale info, ta pani vale nime, vale aadressi, vale kontakti, ehk siis isegi kui pakk oli Eestis,
meiega ei saadud ühendust võtta. Ja siis nad ütlesid, et davai, homme siis toome. Ja ei toonud homme, sest 2 päeva hiljem helistas Tristan uuesti, et noh, eile lubasite, kus on. Ja TPD ütles, et jah, me saatsime tagasi. Ehk siis see on puhtalt TPD poolne viga ja nad ei võta ka vastutus selle eest. Ehk siis suht rõve TPD poolt. Igatahes jah, ma ei tea, mis nüüd saab. See pakk oli päris kallis, ikka väga kallis. Täis essentialsit. Businesses tulevad sellised vead nagu, need on nii etteaimamatud, nagu miks juhtub selline asi? No, juhtub. Ja siis teine probleem, Denim Tears ja Cortez, kes on nagu trusted brändid. Me lihtsalt tellisime neilt ja me ei ole ikka mingit infot saanud. Ehk siis neilt ka nagu mingi ebaprofessionaalsus, pole isegi infot andnud, et miks ei ole tulnud kohale. Ja ma kirjutasin neile kirja ja neil lihtsalt AI bot vastab. Nii et suht huvitav, aga nendega mul on veel hoopi. Meie Essentialsiga mul ei ole väga enam hoopi. Ma loodan peaasi, et me saaksime äkki raha tagasi. See oleks nagu väga lahe, sest et see supplier ei ürita meid skämmida. Ta lihtsalt on päris rumal. Aga jah, suht lahe on selliseid numbreid kaotada. Ja Tristan siin üks päev arutas kokku ka, et mis on ta nagu ettevõtte need suurimad kaotused. Sellest näete varsti videos. Ja, ta teeb võib-olla terve video selle kohta. Aga jah, no karm, aga seda ei saa otseselt vältida. Jah, aga nüüd back to the vlog. Oh my god, miks me siuke oli? Kuhu me läheme uut aastat täistame ja teed keegi küsinud, ma küsin uudisena ja... Mis sa ütlesid mu kohta? Me läheme 51. korrusele vaatama ilutulestikku uuel aastal. Kui me lifti kinni, jah? Sest täna on uus aasta. No nii. Kõrvalda on lukku. Ole seal juba pangud. Seal juba võikud. Aga kui me tahame illutulestikku näha, me peame nagu alla vaatama. No me tulime siis nüüd siia 43-ndale. Ei, 53-ndale jah. No siit, see on põhimõtteliselt sama kõrge kui see. Siit on ikka veits pullim, aga... Ma ei julge alla vaadata, kõik vaatavad neid. Headut aastat, mees! Headut aastat, mees! Põhimõtteliselt me tulime siia katusele nagu veits lihtsalt sniikisime, vaata. Nüüd siin all on turva ja see katus läheb 12 kinni, eks ta ajab nagu kõik välja. Siis me peame nagu ennem alla tulema, kui neid lukku pannakse või... Oota ärast flashi. Palju õnne sulle. Palju õnne sulle. Palju õnne, meie founder Tristan. Palju õnne sulle. Said 20. Big Hank. Big Hank. Mis täna? See on ju rahulik tõuna. Mis sa teed? Te ei taju YouTuber elumees. Mul on 253 giga 256, millest 200 on galeriis. Aga nagu asi on selles, et ma just filmisin uue vlogi, mille ma just editasin ära. CapCutis võtab ruumi. Ja siis ma pean selle nüüd alla laadima mingi 10 gigabaiti. Eks ma pean nagu puhastama mälu, siis ma saan alla laadida, siis ma saan vlogi ära kustutada, et ma saaksin filmida uusi klippe. Aga ma saaksin ära kustutada Spotify, CapCuti, Chrome'i, Instagrami, TikToki, Facebooki, Messengeri ja Snapchati ja siis ma saaks uue vlogi alla laadida, et panna YouTube'i. Kui sa CapCuti ära kustad, kuidas sa alla tõmba? Täna on siis 3. jaanuar, minu sünnipäev ja me tulime Chinatowni. Vaatame. Näeb päris pull välja. Mis siin kirjas on, Kennet? Okay, let's go.
siin peab jalanõud ära võtma. Sussid jalas, kellelgi on Balenciaga rehvid jalas. Ei, tal on nuga käes. Vaata, tal on 2 ahvi seal. Sedagi te kõik palvetavad siin. On küll süüa laua peal. Oho. Ja jälle õli. Nad on töötaja või on võõrad? Arvad on varas. Ta praegu võtab neid koineid. Ta korjab neid palvetusmünte või mis iganes. Yeah, I like the hustle. Respect the hustle. Kuule, me peaks ameti maha panema, siin tundub rohkem kasvu olevat. Skeilida See ei saab. ole nagu palgapõhine, nagu mida rohkem sa korjad, vaata, seda rohkem palka saad tunnis. Kas teie teadsite, et see seal on maailmas teine kõige kõrgem torn? Kennet, räägi natuke ajaloost. Ajalugu on väga rikas. Seda ja 93 hakkas arhitekt planeerima, mida ta ehitab sinna. Ja ta mõtles, et ta tahaks teha maailma kõige kõrgema hoone ja sellega oli räigelt palju nagu raskusi, loogiline. Tol hetkel oli maailma kõige kõrgem hoone. 2001 sai see hoone valmis ja siis kohe Abu Dhabi printsid, ühe venna nimi on Emar, ehitas Burj Khalifa. Ja Burj Khalifa on pikem kui see tower seal, aga praegu ta on maailmas teine kõige pikem. See on täielikult faktikorrektne ajalugu. ehk siis nad kaotasid. Aga teine koht on ka väga okei. Aga mis neil on kõige parem, on 2 torni, mis on maailma kõige kõrgemad, sellepärast et teate, mis New Yorgis juhtus. Pane tõel kinni. Kui see on veits väike sulle. Kuidas mu pea nii suur on? Ma läks Main One'i müüki. No nii, poisid, mis te siis võtsite? Võtsime jälle raameni moodi värki. See siin on beef noodles. Esimene emotsioon. 6. Küsisime kõige vähem spice'it, mis võimalik. Ja see ikka veist tulitab. Ma võtsin mingi chili-liha riisi värki. Päris hea on. Mulle meeldib. Ma pole kunagi seda paberilvahvlit söönud. Kuidas ma seda sööma üldse peaksin? Laula. Super lama, drama lama, big fat mama lama. Planeerisime siin Kennetiga Tristanile väikse ilutulestiku show. Plaanisime sulle ikka seda. Palju maksma läks? Siis mingi 28 tonni nagu. 28 tonni või? Joo! Tristani sünnipäev on peetud. Nüüd lähme siis... Me oleme Mati ruumis. ja mingi naljakas. Me lähme tagasi koju. Me teeme kõne, business kõne e-mailide jaoks, sest me tahame teha uusi lahedaid newsletter e-maile. Kõik vaadake üle, meil näeb website nüüd nagu veel parem välja. See nägi enne juba kõige parem välja, aga Main1.ee. nüüd see näeb nagu Ja nii siis see nädal tegeleme veel, me ilmselt alustame koostööd ühe reklaamiagentuuriga. Nad hakkavad meile tegema reklaame. Eesmärgid on suured. Yes, sir. Hello. Kus me lähme?
meie lähme täna jälle sinna samma golfi, kus me lööme palle vette ja meie business vennad mõtlesime kohe, et teeme sama asja Eestis, sest nagu Eestis, kui sa tahad minna golf-range'ile, sa lähed kas Rajasse, Jõelähtmele, Miitveljale. Üldse kallis, muidu on nagu mingi 2-3 euri 25 palli. Me saaksime Tallinna nagu taxi peale panna, ehk siis nagu 100 välja oleks mingi 10 eurot näiteks. Ja siis saad rentida veel keppe ja kõike, ehk siis meil tuli kohe nagu full business mindset sellest. Teeme ära. See koht on kinni nüüd. Nice. Okei, no see ei ole hea business töö. Ja tule kõnni ette. No nii, jõudsime koju ja me näeme sealt, koos Mirelliga. Hello! Vai, sa pead nüüd vajutama subscribe, siis tuleb viimane näite, palju sul on. Ops, vaata. 9. Sa panid ära? Jaa. Tristan sai eile täis. Mul on nüüd vist mingi tonn 10. Noh. Congrats! Big YouTube money tuleb. Nii suured rahad, aitäh sulle. Aitäh. Ma sain enne 1000 täis. Härra Richard läheb, teeb nüüd double backi, sest ta kaotas. This backflip goes out to everybody that subscribed. Ääre ei olnud piisavalt kõrge. Mis sa ära lõid? Mis ma lõin kotid ära. Hello sõbrad. Reisin sõbrad. Lõbustusparki. Ma alustasin liftis tegelikult, ma näitasin sõbru. Okei, tere hommikust. Me eile otsustasime, et me läheme täna lõbustusparki. Me tellisime hommikul endale nüüd auto, aga vend tuli kohale, meil pidi minema mingi 40 euri. Ei vähem, palju me pidi alguses minema. Põhimõtteliselt vend tuli kohale, ütles, et kui me talle peale ei maksa, siis ta ei vii meid kohale, nii et nüüd me peame leidma uue transpordi. What the fuck? No nii, me sõitsime tund aega. Täpselt isegi ei saa aru, kus me oleme, sest me oleme nii kõrgel mäe otsas. Pilves oleme ja siin on mingi miinuskraadid. Siin on reaalselt väga külm. Veits külm või? Veits pilve sees oleme ka. Me läksime lihtsalt mingi suvalisele raidile sisse, sest siin ei olnud ühtegi silti. Meil on vaja sobi, Richard. Maailm päästa. Oled valmis või? Oled ikka valmis või? Ma ei tea, ette ritta nagu ikka. Me otsime ahvi praegu. Okei, nüüd on äge. Me on räige külm, need vennad ostsid pusad, aga me läheme nüüd Towerisse, ehk siis see läheb nagu otse üles, siis tropib otse alla. Meest nii külm. Mitte üles. Siin ei saa kuskil filmida, aga me tegime just suure tropi. See trop oli päris suur. Jala võttis 7 nõrgaks. No nii, vanakene, tule. Mis sa siis võtsid endale siin? Võtsime Täiesti paksuks läinud. Montoni nuudleid ja kõik on, kõik on ainult mulle. See on Teine korrus ka. 2 korrust. nuclear force field generator, Täiesti made up which jura. makes it virtually in. Stay back! Vaccine copy! Täna on meie päev. Me päästame. Nice croissant. Põhimõtteliselt pool ajast olen mingi filme vaadanud. Pool ajast olen mingi multikaid vaadanud nagu.
They love me. We have a lesson for you today, Sid. A day camp needs to provide safe activities that are fun for the kids. What activity? see on mu lemmikvend. See on see pähkel. Jõudsin mingisse majja. Jaa. Me just tastsime pileti ära. Koos? Kondliga mäest alla siuke mudu sees. Mees, kuidas see töötab? Hallo. Või alt, aga vähemalt saame selle raidi tehtud. Näe, me oleme seal. Suur. see võiks full lahti lasta, nagu tead lõbustusparkides käes parkides. No nii, as we do, N1 founderid lähevad jälle tossu poodi. Läksime Tiidas Outleti mingist ostukeskusest. Mehman teeb välja. Oligi vist 2 for 50% off. Adi seal midagi, vaatame kas Nike'is on. Olemegi kohal. Bye bye. ja see oli meie vlog Rico ja Mirelliga. Tänan, et vaatasite, like ja subscribe. Me läheme nüüd magama.